Tartu sügisnäituse ja Tõugu 2010 külastajad ja teie ette siia areenile ilmuvad praegu Eesti Holsteini Tõugu lehmad ja nagu te näha saate ja veenduda võite, on tegemist mustakirju tõuga ehk siis vana nimega, kuid tänapäevane Holsteini tõug võtab endasse ka punasekirjuid loomi, nii et Holsteini tõugu loomadeks saab pidada nii mustakirjuid kui ka punasekirjuid veiseid. Holsteini tõugu aretuse lugu Eestis on olnud üle 30 aasta, nimelt 70. aastate keskel hakati importima Ameerika Ühendriikidest aretusmaterjali eluspullide näol. Kuigi aretuslugu sellele mustakirjule karjale on palju pikem, sest vana nimega me teame teda Eesti mustakirju tõugu ja kindlasti läbi Eesti filmiklassika me teame ka teda kui Hollandi Friisi tõugu. Ja siin teie ees on täna kahtlemata Eesti ühed tippkarjad, kes oma lehmi esitlevad ja sikaid ja mulikaid. Ja Holsteini karja käekäik viimastel aastatel on olnud väga muljetavaldav. Eelmisel aastal lüpsid Holsteini lehmad Eestis 7614 kilo piima ja see on ka kõigi aegade parim saavutus. Samas tipplehmad võivad toota paljugi rohkem ja kellel on võetud endale see ülevaatlik voldik, sealt te võite veenduda, et ka siin platsi peal on 2 lehma, kelle laktatsiooni piimatoodang ulatub 15 000 kilogrammini. Nii et kui me jagame selle 305 päevaga, siis me saame veenduda, et see üks lehm praktiliselt aasta vältel on lüpsnud 50 kilo päevas ja saame näha, kui palju tegelikult selle ühe lehma piimast ka jagub nii joogipiima kui ka saab valmistada väärtuslikke piimatooteid. Samuti ka lehma kohta aastatoodangud on tegelikult veelgi suuremad kui siin platsil nähtavatel lehmadel. Eesti rekordlehm Jacqueline Tartu Agrofarmis on lüpsnud peaaegu 19 000 aastatoodanguna, vaid 64 kilo vähem. Ja lehm on endiselt Tartu Agrofarmis ja toodab. Tänasel päeval on ka väga populaarne pidada järjestust erinevatel tõugudel ka eluaja toodangu rekorditele ja needki toodangu näitajad küüdivad eluaja jooksul parimatel lehmadel üle 100 000 kilo. Nüüd siis täna teie ees on siin Holsteini tõugu veised 6 farmist on Tartu Agro aktsiaseltsi lehmad. Holsteini tõug on Tartu Agros peaaegu, et võiks öelda täna valdaselt pisut rohkem kui punast karja. Need 661 lehma tootsid eelmisel aastal 10 663 kilo piima. Erika farm, täna võib-olla ta käib teile rohkem kättesaadava nimega Tartul Märjal asub katsefarm, kus tõepoolest on siis kõikide tõugude esindajad, aga Holsteini lehmi on seal 96 ja nemad tootsid eelmisel aastal 9313 kilo piima. Rootuse agroaktsiaselts Põlvamaalt, kes on ka meie üks tubli näitusel esineja. Rootuse agros on 384 Holsteini lehma tootnud peaaegu 8000 kilo piima eelmisel aastal. Torma põllumajanduslik osaühing, kahtlemata üks Eesti edukamaid piimatootjaid ja 570 Holsteini lehma eelmine aasta tootsid 10 551 kilo piima. Vaimastpere agro, samuti Jõgevamaa kari, 208 lehma, 7819 kilo piima ja Aravete agro lehmad on siia saabunud täna kõige kaugemalt ja see on juba päris suur kari, kus on 1642 lehma ja 8562 kilo on nende lehmade toodang ja kus osaliselt siis lehmi lüpsavad ehk siis teenindavad lüpsirobotid, seal on neid lausa 8. Aga nüüd siis lähme järjekorras nende loomade juurde, kes siin täna ringis on ja numbri all 30, nagu te näete, on juba ka üks väga tuntud esitleja siin, Hanne-Loore Kiiver, kes siis esitleb Erika farm osaühingu lehma Sirli
ja see lehm lüpsab teist laktatsiooni ja esimese laktatsiooni suhteliselt lühike tootlik aeg 8149 kilo piima ja tüüpiline hea välimikuga Holsteini lehm ning ka seda lehma siis siin olevatest lehmadest lisaks Aralete arvune lüpsab robot, nii et üsna leplik peab see lehm igal juhul olema. Numbri all 31 on Vaimasvere Agro osaühingust pärit lehmvasikas Mustu ja tema on sündinud 16. aprillil 2010, nii et üks nooremaid osavõtjaid ja ka tema esitaja Elise Reili on tubli esitaja olnud ka meie varasematel üritustel. Numbri all 32 on Rootuse Agro aktsiaseltsist pärit vasikas Vigur, tema on meie kõige noorem osavõtja, 3. juunil 2010 sündinud ja esitab teda siis Kadri Trefner ja nagu te näete, siis temal on ka kaunistus juurde pandud, et ta tunneks ennast siin platsi peal uhkema. Numbri all 33 on samuti Rootuse Agro aktsiaseltsist pärit lehmullikas Ülane on tema nimi ja siin uhkelt on siin minu ees seisab praegu. Tema on sündinud 26. detsembri 2008. aastal ja võt sellistele lehmullikatele, nii nagu siin teie ees seisab, lisaks sellele, et nad toodavad Eestis väärtuslikku piima, on ka turgu mitmel poole väljapoole Eestit ja siin muide täna platsi peal on ka mullikate ostjad, kes on tulnud Eesti karjaga vaatama, on nimelt Türgi delegatsioon seal kohal ja on tulnud siis siia näitusele ja seal on Põllumajandusministeeriumi veterinaarosakonna juhataja olemas, nimi on siis Kevdet Aktenits ja samuti on olemas siin ka Põllumajandusülikooli professor, tema nimi on ma ei leiagi seda nime nii kiiresti üles, aga Põllumajandusülikooli professor on see mees, kes siis käe tõstis. Ja sellistele mullikatele on tõepoolest turgu ja nii nagu Aavo Munter oma eessõnas juba ütles siin täna, et eelmisel aastal pea 1500 tõumullikat Eestist välja müüdi. Eelmine aasta oli populaarne meile Malta, kuhu Eesti mullikad sattusid, lisaks siis Rumeenia, Venemaa, aga Türgi on nüüd siis sellel aastal esimest korda ja Eesti on üks ainukene riik, kus nad Euroopa Liidust osta saavad ja meie õnn on see, et meil ei ole veel esinenud selliseid tõsiseid nakkushaiguseid, sest niinimetatud kolmas riik nagu Türgi on, kui seal on omad reeglid võimalik kehtestada, siis on ka võimalik omad valikud teha, millistest riikidest nad ostavad. Kahjuks muidugi Türgi ostjate kohta võib seda öelda, et see, mida nad siit loota tahavad ja nii palju mullikaid, kui nad loota tahavad, nad seda kindlasti ei saa. Ja mullika hind tänasel päeval on kuskil 1300–1400 eurot. Et selline on see noore tõuloma hindaväärtus. Nüüd lähme edasi tutvustamisega ja tutvustamiseks on siis 34 numbri all olev lehm ja tema on Okas ja tema esitaja on Kadri Trefner, kes on siin ka aastaid ja aastaid käinud oma ilusaid visse ja olealuseid esitamas Rootuse Agrost ja Okas on nii nagu siin Aralete Agro lehmadki tema isa Raivo, kes on praegusel hetkel Eesti kõige vanim elus olev kull, nii et ta vanus on 11 aastat ja kindlasti Holsteini aretajatele on oluline, et sellele suurele piimatoodangule, mis Holsteinide puhul on tagatud, oleks ka kasutusiga tulevikus pikem, nii et see lehm kindlasti iseloomustab ka väga hästi seda, millised siis sellised hea keskusega Holsteini lehmad võiksid välja näha ja tema kõrgema kontrollipsi toodang keskmisel laktatsioonil on olnud 39 kilo.